No tere jälle siis. Mul on siin remondimees Jünger olemas, kes hakkab täna tööd tegema. Me ajasime Ducati sisse. Põhimõtteliselt siin karpad on vaja timmi saada. Siin on segud paigast ära. Me ei saa tööle seda aku vaja laadima panna. Aku natuke ketrab veel ringi siin, aga ei lähe käima. Et peabki nüüd vaatama, kus see segu kruvi täpselt asub siin. Ja keerame nullasendisse ja siis mingi pöörded välja, 2,5 pööret äkki ja natuke peale. Vaatame, kuidas see mõeldud on. Ja hakkame proovima käima panna seda. Siis on siin pidurivedelikud vaja vahetada ja paneks uue õli ka sisse. Paneme uue õli ka sisse. Yes, sest see on ämmu tehtud siin vist õli. Ja ma ei tea, ega rohkem vist ei olegi. Õhufilter, ma arvan, sai kunagi tehtud kindlasti. Ja tutiks rehv on all. Noh, millegi pärast oli vaja panna. Ja ülejäänud asjad on siin võiks head olla. Kütusepaak. Ideaalne. Ei leki. Et see on siin aasta või? 1,5 aastat on seisnud kütusega. Ilusti seisab, ei leki välja ja kõik on korras. Teeme siis aku maha laadima ja järgmised tööd. Maksime siis! Võtsime siin karpad maha. Kuidas on karpa maha võtmine? Päris halb või? Mis ta on lihtne? Jaa, nebo. Aga vaatame siis seda, kust kütus tuli. Nii ilus. Vaata, pöörame teistpidi ka. Apa. Ja mis siin toimub? Siin on korralik toit on põhjas. Ja siit siuke asi, siuke taretis. Päris kole. No kaameras on veel hullem, kui tegelikult on. Et jah, pole ime. Me proovisime otse, lasime karpas sisse seda topkat veits, panime breiki ja läks tööle. Ja vaatasime, et kuidas siin kütus, kus ta voolab, kas siit vaakumklapist tuleb edasi ja kõik asjad tuli edasi. Siia karpani siia jõudis ilusti ja siis oli näha ka, et see karpa läks siit ikka natuke niiskeks. Teine oli täiesti kuiv. Ja pole ime, et see kuiv on, sest siin on korralik elu käib. Et juppideks ja puhastame ära ja uuesti kokku tagasi ja siis paneme tööle. Fui! See on ikka korralik rõvedus. Ja karpad puhastatud, sai päris puhtaks siin seespoolt. Põhjas on natuke siin see kole ikka, aga no sellega ei ole midagi teha. Nüüd ongi see, et siin oli 2 polti uut pandud ja ülejäänud olid vanad. Raiko sai õnneks lahti väga napilt, et ega nad väga ei taha tulla. Nüüd me läheme poodi, ostame juurde neid siuksed, paneme 6 kandid. Mul on kahjuks õiges mõõdus või noh, keerme suurus on õige, aga pikad on liiga, et lähme võtame normaalsed. Paneme uued poldid ja siis läheb kokku tagasi vanade tihenditega. Loodame, et jääb pidama. Kui ei jää, siis on halvasti, aga vähemalt me saame tööd edasi teha. Ta on laupäev, kuskilt enam neid ei saa. Et saab vähemalt vaadata, kui ei leki, siis on nidekas, siis läheb külge tagasi ja paneme paika, timmime ära ja saabki tööle. Et jah, nii on super, aga eks me siis... Nii, karpad tehtud, aku peal. Ma arvan, esimesest paugust käib.
käib nagu kellavärk, noh. Käib, noh. Tühi käiku maha keerata. Ja mõni küll. Vot see on paugupill alles. See ei taha pöörata, isegi niimoodi. Kohe käik sisse ja sõidab. Timin seda tagumist, on ju, seda kaugemat, on ju. Ei, Ei, parempoolsed, on ju. nagu saan aru. Ikka, jah. No nii, tõmba starterid. Käib. Ideaalne. Mis meil oli? Me panime siin veel selle karpad, mis see on siis? Bench sünkisime ära, ehk siis laua peal panime nõelaga paika, et mõlemad need gaasiklapid, throttlebodid oleks sama palju avatud. Ja nüüd me timime see tühi käiku lihtsalt, et mõlemad avavad sama palju end. Ja segukruvid olid mõlemal 3 pööret väljas, ehk sellega on kokku korras. Põhimõtteliselt peaks praegu kõik idekas olema. Nüüd me panemegi kokku ära, ajame välja, laseme soojaks käia ja timmime asjad paika ja rattas valmis. Ei, no ei ole, sest et mõned tööd on vaja teha, aga sellega me täna lõpetame. Jah, kell on palju juba. Kell on 5 hommikul. Mis tegelikult kell on? Oi, kui nunnu! Mis meil siin juba? Meil on siin küünal põlema pandud. Nüüd me hakkame tähistama, meil on siin väike küünlakene põleb, lõhnastab meil siin. Võtame kohe asti, laseme selle pauguga lakk ära ja siis ongi, pill on valmis, läksime. Viimane klipp oli vist sellest, kuidas tsikkel siit sõitis ilusti maha ja oligi plaan see, et ajame välja, teeme pidu, ajame soojaks ära, paneme asjad paika ja ongi korras, aga käis soojaks või noh, mingi maani ja siis suri välja ja enam käivitada ei tahtnud, nagu mitte üldse. Et jah, siuke teema hakkas pihta siis. Põhimõtteliselt, mis meil oli siis? Mõtlesime, mis me teeme, mis see olla võib. Proovisime veel segusid timmida natuke seal pool pööret välja, pool pööret sisse, kõike neid asju. Miski tulemust ei andnud. Siis mingi aeg loksutamise peale nagu jäi natukeseks pikemaks käima, kui rattad edasi-tagasi külje peale loksutada, ette-taha loksutada. Ja jah, siis mõtlesime ikka, et no kütuse teema ilmselgelt, et ta mingi nagu tahaks käia ja jääb niimoodi käima, kui loksutada. Ja siis ega ei olnudki midagi, ajasime ta tuppa tagasi ja lasime siis paagist kütuse välja. Paagist tuli samasugune rõvedus sealt välja. Et paak on praeguseks täiesti tühi, siis siin ei ole enam tilkagi kütet sees. Loputasime seda veel nii palju, kui saime. Valasime siis seda puhast kütust sisse tagasi ja loksutasime ja proovisime nii palju kätte saada, kui sai. Õhuga lasime siit sisse, et alt välja lahmaks kõik. Siis veel uurisime, mis siin toimub. Noh, see oli vaakumklapp. See on siis kütusekraan, mis vaakumiga töötab. Tõmbab end, vaakum tuleb, tõmbab lahti, laseb kütuse ringlusesse. Ja siis avastasime, et siin vahel tegelikult peaks olema vaakumkütuse pump, mida ei ole, sest et siin on üks lahtine või noh, pimedaks pandud kütuse või see vaakumvoolik, mis tuleb teisest sisselasketorust, siis tuleb siia, peaks tulema siia kütuse pumpa siis. Ja teisest, oota kummast, ja vist sellest sisselaskest tuleb siis vaakum siia, vaakumpumpa. Põhimõtteliselt ma sõitsin taga ikka mõnisada kilti siin ringi, kui ma tein ta ja ta töötas, et ilma pumbata niimoodi. Ja eile ka, kui me ajasime, see vaakumklappi töötanud hästi, kui süüdet anda, testisimegi ennem, võtsime karpa siin lahti, kõike testisime, kas kütet üldse tuleb peale karpani. Võtsime siit ülevalt selle vooliku lahti
ja andsin korra starterit ja kohe hakkas vaakumiga voolama, et ta voolab kogu aeg see peale siis. Ja mingi aeg, noh, ta ei sulgenud enam ära, et ta jäigi voolama, sest see vaakumklapp oli ka seda sodi täis. Ja noh, kütust voolab peale kogu aeg, need põhimõtteliselt seda, pump oleks hea, aga siin ei ole, seda ei tule ka siia. Et praegu läheb ilma pumbata see kokku tagasi. Aga mis toimub? Ma võtsin selle lahti, sest et kuna paak oli nii rämedalt mustust täis, vaakumklapp hästi ei töödanud, nüüd ta nagu hakkas juba vaakumiga enam-vähem tööle, kuigi membraan võib ikka surnud olla, siis ei hakanud kohe uut kütet sisse panema, vaid kontrollin siin. Siin on ka väike see filter ees, et tegin selle lahti, et saaks selle filtri kätte. Ja siin on näha ka, et natuke siin seda jama põhjas on, mis ja seda tarretist siis. Et siit arvatavasti edasi ta ei saanudki minna, et jäigi kuskil siin seisma. Loodetavasti, et ei pea karpasid lahti tegema. Praegu ma puhastan selle ära, pesen läbi, panen külge tagasi, voolikud külge ja mul on õnneks mingeid filtreid. Ma viskan filtri ka. Ma loodan, et need X-i filtrid sobivad, ma seda suurt arvan, et ei suru peale. See on liiga suurte otsadega. Et X-i filter läheb siia, tavaline kütusefilter, universaalne, läheb siis siia vahele, kus kütusepump peaks käima. Ja mis veel huvitav teema siin on? Me saime teada, mis asi see on. Siin on kraan. Kraan, need lähevad karpa põhja, lähevad siuksed voolikud, torud. Nagu õlitorud või mis iganes siit alt karterist tulevad, lähevad mõlemasse karpasse ja karpad on omavahel ühendatud siis. Ja see on siuke teema siis, et see ongi põhimõtteliselt karpade soojendus või kütus, et kütus oleks see põhjas soe. Kraani saab kinni panna, siis alt sooja õli karpadesse alla ei voola. Karpadel on siis all eraldi põhjad, kus see õli käib, et ta kütusega segamini ei lähe. Et jah, siuke huvitav süsteem. Mõtlesime, et äkki see kraan on ise pandud, et midagi on siin tehtud, aga ei, täitsa niimoodi tulebki, et kui tahad sooja kütet, siis hoiad kraani lahti, kui ei taha, siis paned kraani kinni. Et siuke huvitav teema. Aga praegu jah, ma siin ei filmi midagi, et ma panengi ta lihtsalt kokku ära, ma tahan ta lihtsalt tööle saada ja korda saada. Et siin juba vist filmisime ka, kuidas me seda lahti võtsime. Nüüd ma tegin selle uuesti lahti. Et nüüd on kõik protseduurid selged, tuleb kiirelt. Et praegu läheb külge, näitan, kui on filter asjad küljes loodetavasti ja kui ratas koos on ja siis valame uue kütuse sisse. Ma tõin uue kütuse otse sealt tanklast praegu, et praegu on valmis kõik, et asi kokku panna siis. Vot nii, loodame, et saame nüüd käima ka ja jääb käima. Kütus sai nüüd siia sisse pandud ja viskasin filtri ka siia külge ja proovisin käima panna, aga ei lähe. Ta ei tõmba ikka kütust ülesse. Ma ei tea, kas võib-olla see filter nüüd siin lihtsalt jamab või noh, takistab sellel kütusel nii hästi liikumast või mis iganes, aga nüüd enam sinna karpani ära ei tõmba seda. Et jah, põhimõtteliselt siin ma tellisingi uued asjad. Ma võtsin igaks juhuks uue vaakumkütusekraani, mis on täpselt sama tuleb välja, mis seal küljes juba on. Aga teine tundub, et ta väga hästi ei tööta. Viskab uue selle külge ja võtsin ka mingi suvalise vaakumkütusepumba. Proovime selle nüüd ära, kas see töötab või ei tööta. Kui sellega tööle saab, siis oleks idekas. Aga no ei tea. Samas ennem ta töötas üldse ilma pumbata. Ma sõitsin ta ikka mõned sajad kildid ringi ka. Et kui see kütusepump on, siis see võiks igast asendist parem olla kui ilma pumbata. Aga noh, ei tea. Proovime ära ja ega muud ei olegi. Õnneks on siin kõik voolikud juba katki nagu nii lõigatud või noh, vahelt on pump ära võetud, mul on otsad olemas, lihtsalt ühend ära ja ongi korras. Ja nii kerge ongi. Vot, aga ma alustangi kütusekraanist ja liigun siis pumba ühendamiseni. Vot, vaata, mis saab. Ma juba korra proovisin ratast tööle, et ei oleks siin seda pikka käivitust, et noh, kuskil kütused jõuaks karpasse värki. Hetkel läks käima, ma ei tea, kas ta nüüd läks käima. Lihtsalt äkki oli kuidagi mingi kütus sinna saanud või mitte, aga vaatame.
töötabki. Loodame, et jääb tööle ka siis. Praegu ma ei taha väga seda soojaks siin lasta haisutada. Õues saab vihma, on mingi rõve ilm, aga ma ei tea, kas ta tõesti siis nüüd. Proovin veel korra. No ideaalne. Hetkel tundub, et läheb tööle jumala hästi ka. Et äkki see pump siis ikkagi, no ilmselgelt see pump aitab, aga lihtsalt see oli mingi suvaline pump, mille ma leidsin ja mis oli siis kiire tarnega, et järgmiseks päevaks kohal. Et ma ei tea, ma panen praegu kokku ära ja eks siin on vaja oodata lihtsalt kuiva ilma siis. Aga jah, järgmine hetk ongi, ma arvan see, ma loodan, et ma ajan ta välja ära, ajan soojaks, saab õli ka ära vahetada ja siis vaadata, ma teen taga mingi väikse korra tänava otsas jälle ühe väikse sõidu, et 100% kindel olla, et isegi sõidab. Aga ei no väga hea. Praegu tundub, et on hea ja saab nii-öelda originaalkonditsiooni tagasi, et on siin ikka kütusepump ka vahel, mitte et ei ole siin seda. Et vaikselt tasetärgu saab selle heaks. Väga hea, davai. Teeme, ootame ilusat ilma siis. Ilus ilm jõudis kätte, töömees jõudis ka kohale. Juba panin ta tööle kohe ära. Ja põhimõtteliselt oli siis siuke värk, et mis me tegime? Me panime ratta tööle. Ma näitasin talle, et näed, ratas töötab siin sees. Korra läks tööle, väga hästi ei läinud. Ja jah, siis mõtlesin, vahet ei ole, et soojaks ei aja praegu toas. Lähme paneme väljast tööle, ajame soojaks ära, timmime veel viimased asjad paika ja ongi korras. Ajasin välja ära ja ratas enam käima ei läinud. Ei luba ka, mitte isegi natukene. Ja siis hakkasin vaatama, võtsime sealt kütusepumbalt vooliku küljest ära, et kas kütus tuleb, kui hävitada. Mitte tilka ka. Siis tuli välja, et ma suutsin selle pumba tagurpidi peale panna. Ehk et nool näitas tagasi paagi poole, mitte mootori poole. Super, väga hea, keerasime õiget pidi. Ja läks tööle. Ja siis ikka oli kuidagi imelik. Väga hästi ei käinud. Ja siis ma avastasin, et siin see väljalaske kollektor on täiesti külm siin. Et siin see nagu ei läinud soojakski. Ja mis siis võtsime küünla maha, vaatasime sädet. Sädet ei ole. Selles mõttes, et ei ole lihtsalt. Ja siis ma mõtlesin, mõtlesime, et äkki siis süütepool vaatasime, kus see juhe läheb ja süütepoolil oli pistik lahti. Et kui ma võtsin seda siin maha, seda õhufiltreid kopsikut jälle, siis ma pean selle pistiku lahti võtma, aga ju siis ma suure hooga seda tagasi ei pannud, ilmselgelt. Ja panime tagasi külge, ideaalselt töötas, käis soojaks ära, tegime esimesed edasi-tagasi sõidu siin. Ja väga hea. Need ka timmisime paika. Need segud uuesti 3 pööret välja, nagu ta ennem oli. Panime täpselt samamoodi. Ja käib. Tühikäik on paigas. Kõik on super. Nüüd ongi see, et juba õli voolab välja. Seda ma siin ei filmi, sest et ei ole mõtet. Siin juba tilgub ta. Seda ma olen näidanud nii palju juba. Läheb see uus õli sisse. Uus filter külge. Ja ongi hea. Siis natuke sumpsid lekivad. Raiko siin juba timmib, et me saaks sumpsid siin käima normaalselt. Ja siis on hea või? Siis on hea, jah. Jah. Siduri ka teeme. Jaa, sidur ja piduri vedelikud on kõik vaja teha. Sidur võtab praegu nii alt, siin on vaja nagu uus vedelik sisse panna. Et sellega on jumala ebamugav sõita. Ja siis ongi, kui need tehtud on, keti ma olen ära puhastanud. Keti peab pingutama veel, vaatame selle üle. Siis on ratas valmis. Aga jah, ma panen ikka midagi siin filmima ka, siis lasta filmib natukene, kuidas mehed tööd teevad. Kati on valmis. Võiks nagu olla. Sai nüüd siin prooviseid tehtud. Kõik, jälle siuke väike sõiduke tänava otsa tagasi. Täitsa töötab. Mootor käis soojaks. Timmisime veel tühi käiku paika. Eks ma lähen loodetavasti mingi hetk taga pikamel tiirule, siis vaatab, kuidas ta siis on. Aga praegu võiks olla. Mootor käis kuumaks. Kõik
kõik sai paika timmitud, tühikäik on hea. Nii et võiks praegu täitsa töötada, praegu on suht ideaalne. Siis, mis me veel tegime siin? Panin siia samal ajal, kui Raiko tegi sumpse seal korda paremaks, siis ma õhutasin taga piduri ära, panin DB Killerit taga sisse, siis see oli rõve hääl, mis ta tegi ilma DB Killerita. Esimese piduri õhutasime ära, siduri tegime ära, sidur on õhutatud, uus vedelik kõigil sees. Kett tölitatud, pingutatud ja kas üldse on veel midagi? Ega vist ei olegi rohkem midagi. Põhiliselt praegu ongi nii valmis, et ma lähen nüüd käin taga sõidus. Lähen teen, või väikse tiiru teen. Ma lähen pildistan üles, müügi jaoks pildid, nii et saab müüki panna selle ja jah, ega praegu rohkem ei olegi vist. Ma lähen käin sõidus ära, räägin mingid muljed pärast sõitu ja rohkem ei ole mitte midagi. Et see väike tiir jälle kuskile pildistamiskohta ja tagasi. Ja siis ratas ongi müügis siis põhimõtteliselt. Võt, aga jah, lähme sõidame. Dugatiga sõidus käidud, pildid tehtud, tankisin veel ennem täis ka. Või jah, läkski suht täis, mõtlesin panen 10 liitrit, aga sellega oli juba paak äärin täis, et ennem vahepeal tulukest lõi põlema. Siis natuke tõmbasin veel tühikäiku alla, ta jäi natuke kõrgele, circa 1500 jäi, 1500 pööret siis, jäi umbes mingil hetkel, siis tõmbasin veits alla, nüüd on siuke 1200, 1300 äkki jäi, et on parem, ei käi nii kõrgelt. Ja mis mind häiris veel, oli see lenks, et ma tahaks lenksu mingi aeg ikkagi lühemaks ära lõigata. Natuke liiga lai on see, tõmbabki mõlemast otsad maha ja siis on hästi. Aga seda ma arvan enam filmima hakka, et põhimõtteliselt ongi, Dugati on valmis, võib-olla mingi aeg, kindlasti peaks käima. Vaatab tegelikult, kas ma viitsin või ei viitsi ülevaatusel käia. Eks kui huviline tekib ja tahab, et ma teeks ülevaatus, siis ma ikka teen ära. Aga jah, vaatab, millal siin ilmasid ja kuidas siin asjadega läheb. Et midagi selle viga ei ole, ülevaatusel saab läbi nagu naksti. Selles mõttes on kõik korras, tuled põlevad, pidurid töötavad. Kõik on hea, vot, aga jah, praegu ongi kuulutus, ostukuulutus on ka üleval, kui see tuleb. Descriptionisse panen kuulutuse, siis lingi ja müügikuulutusele ja ongi korras. Vot, nii hästi ongi, et tehtud siis. Vot, aga davai, tšau siis.